Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Tere taas teie silmadesse ja kõrvadesse. Imeline sügis on käes ja meie Anuga oleme siin jälle stuudios võtnud mõnusad kohad sisse. Ma saan aru, et Anu naudib kõiki neid kirjade hunnikuid, mis on meile saabunud, et te saaksite kõiki neid võluvaid auhindu, sest tegelikult saab iga kiri auhinna. Absoluutselt ja aga selleks, et neid auhindu saada, see on nagu loteriiga, et sa pead kõigepealt ostma loteriipileti ja siis on võimalus võita. Ehk siis te võiksite kirjutada meile skandaal@delfi.ee ja võib-olla rääkida enda kogemustest, mida te siin saates kuulate, mida meie jagame enda kogemusi, aga teil võib-olla on veel vingemad, ja või siis teil on tekkinud mingeid küsimusi, tahaks täpsustada, teada, et mida sa täpselt hommikul ärgates esimese asjana näiteks teed, Piret? Issand, see oli ootamatu, ma ei olnud selleks valmistunud. Mida ma teen esimese asjana? Ma arvan, et ma tahan pikalt nagu sirutada, sõltub, kas on laisk hommik, siis mulle meeldib... Räägime argihommikust. Räägime argihommikust või? Jaa, no selles mõttes peab tunnistama, et siis ma nagu lähen alla korrusele, siis on vaja lülitada siis see raadio. Osad inimesed ei talu raadiot, mina talun, otsustades selle üle, et ma ikkagi olen mõned aastad Vikerraadios töötanud, Viker hommikus. Ja siis ma hakkan suhtlema oma noorte sõpradega, paitan koerakest. Tavaliselt meil on hommiku koerakesega erimeelsused, mina tahan jalgu sirutada, tema arvab, et ei peaks veel. Nii. Ja siis ma alustan päeva, et mul on tunne, et selleks ajaks, kui ma mingil hetkel kell 9 või 10 kontoris laua taha maandun, siis ma olen juba ühe tööpäeva läbinud, sest hommikul on väga hea võimalus noortega suhelda ja muidu ma neid ju päeva jooksul ei näegi ja õhtul on need ju sukeldunud igale poole. Kas sinu lapsed lähevad juba, no ma ei teagi, issand, me oleme siin aastaid teinud juba podcasti, aga ma ei tea, vanad su lapsed on, sa oled kindlasti öelnud, kas nad käivad koolis ja kas nad lähevad täna kella 9 kooli? Kusjuures see vanem, kes on riigigümnaasiumis, tal on kogu aeg alanud ennem kella 9 ja tema täiesti iseseisvalt tõuseb üles ja nii edasi, aga sellest hoolimata on ikkagi tore temaga vestelda, aga minu arvates väiksema koolis ei toimunud küll mingisugust kardinaalset pööret, et ikkagi tuleb ärgata kell 7. Et ma olen kogu aeg arvanud, et ma olen pigem nagu öise eluviisiga, aga peab tunnistama viimased 20 aastat olen ma olude sunnil muutunud hommikuseks ja tegelikult mulle mingid hommikud väga meeldivad, kus kõik teised ülejäänud magavad ja siis on selline minu aeg. Aga sinu hommik, ma saan aru, et sina siis... Mul ei ole seda muret sellepärast, et kui mul poiss veel koolis käis, läks ka kella 8. Mul tuli praegu ehedalt meelde üks hetk. Mäletan, kui ma läksin, siis poiss läks esimesse klassi, ta läks GAG-sse, oli see pidulik siis hommik, aktus, nii edasi. See ei olnud õnneks kell 8 hommikul, vaid see oli pisut hiljem, võib-olla kella 12 paiku. Ja siis, kui kõik me olime sinna armsasse mingisse võlguartega saali kogunenud ja siis direktor Agur teatas, et siis ta ei pidanud pikka loengut, ütles mingid teatud konkreetsed asjad ja siis, kui ta ütles, et kool algab meil kell 8, siis olin vist ainukene mina, kes kiljatas ja ma tahtsin edasi öelda, kas ma nägin, vaatasin ringi ja vaatasin, kõikide vanemate näod olid täiesti normaalsed ja mitte ükski lihas ei liikunud näos. Ja ma tahtsin nagu jätkata, siis ma õnneks tõmbasin tagasi, sest mu järgmine küsimus oli, milleks
on vajalik alustada kooli kell 8, sest mina olin see ema, kes viis laps käis küll mul lasteaias, ma viisin ta kella 9 sinna. Ma sain sugeda küll lasteaia kasvatajate käest, et umbes pool päeva on juba läinud, on ju. et mis mõttes, et ma segan rutiini, aga minu jaoks on sellised need hommikused kella 6 ärkamised on, või meil on siin mingi kella 5 klubi lausa, et täiesti mõttetu. See tundub nagu erakordselt sõge, et ma mingil hetkel üritasin ühe härraga leppida kokku intervjuud ja siis ta pakkus välja ajaks kell 5, et ta on siis üleval ja ta ei häiri oma pere rütmi. Ja kell 5 hommikul. Nalja teed. Ja see tundus mulle nagu väga sõge, et kui tema tahab üles tõusta kell 5, andku minna jah, et aga kokkuvõttes ta ei saa loota, et kogu ülejäänud maailm on valmis pöörlema. Aga mis kell sellised inimesed, ma mõtlen magama, lähevad kell 9 siis või? Või nad on äkki lõunauinak või mida iganes. Lõunauinak on kindlasti, aga ma arvan, nad lähevad kell 9, vaatavad ära ja siis kukuvad ära. Ja siis nad eeldavad, et kogu ülejäänud maailm elab nende rütmis ja minul kell 9 alles elu algab vampiiril. Ja kuigi ma olen siin mitmeid kordi öelnud, et tõepoolest, et minu ilurutiini kuulub 8 tundi magamist, siis see tähendab, et kui ma lähen kell 12 magama keskööl, siis ma magan 8, kui ma lähen kell 1, siis ma magan 9 ja nii edasi. Et sellise rütmi ma olen teinud, aga see, mina olin esimesi, kes plaksutas muidugi selle peale, kui tänavu teatati, et lapsed võiks hakata kell 9 koolis käima. Sellest on ammu räägitud, uneeksperdid on sellest, ma ei tea, aastaid rääkinud. Ja ma plaksutasin, mul oli plaksutada liiga hilja, minu jaoks see möödanik. Aga ma tõesti mõistan, et see on okei. Ja seal mingid vanemad hakkasid vinguma. Mis ta ei juha trenni ja mis trenni? Trenn võib, kui ta hakkab tund aega hiljem, mitte midagi ei juhtu. Ja minu meelest kõige kohutavam oli see paanikahoog nendelt transpordiametist või kuskilt, ja siis nendest külakogukondadest kuskil, et nüüd meie bussi ja graafikud ja ma ei tea, trammi graafikud ja kõik asjad lähevad segamini ja see maksab 100 000 umbes kõik see ümber teha. What the heck? Tund aega, liigume kõik korraga, ühes rütmis, lihtsalt astume, see on täpselt see sama, astume sammukese ühe sammu ettepoole ja võtame tagant nagu järgi. Ei, inimesed nagu lambakari. Ja siis ma mõtlesin esimest korda jälle üle hulga aja, ma ei olnud tükk aega mõelnud seda, et küll inimesed on tõesti ikka lollid nagu lambad, et see on ei saa olla, üks väike muudatus, üks väike tšikk ja kõik on nagu peata ajudeta nagu loomad. Et jube kurb tegelikult. Kusjuures huvitav oli see, et esimest korda ma sellel suvel mõtlesin, et miks me hoiame kinni sellest 1. septembrist. Et põhimõtteliselt on nagu 2,5 kuu jooksul, 3 kuu jooksul juba kõik ära toimunud. Et siis sa nagu vanemana pead kogu aeg genereerima mingisuguseid meelelahutusi, toitu, muid Sina oled see lapsevanem. Ma lugesin ka seda artiklit. Keegi ütles, et 1. augustist on mingitel inimestel jube igav. Et võiks juba kool alata. Kas sina kuulud sinna rütma? Ei, ma sel aastal mõtlesin seda esimest korda. Nagu sa oled haige inimene. No aga mida hekki? Mul ei ole, ma kuulasin ja lugesin neid, aga mul ei ole 1. augustist enam midagi teha, jube igav. Mine seenele, minul ei ole igav, minu lapsel ei ole kunagi olnud 1. augustist igav. Minu pärast võiks kool alata 18. august või sellest septembrist, vabandust. Ei, aga kas sulle ei tundu veider, et Ei, Piret, ära jätka, ma viikan ole tasa. Ei, no aga miks näiteks Soomes sai protesteeriks selle vastu? Ma ei ole soomlane. Soomlased on õudsed inimesed. Aga 1. september on midagi sellist, mis on ainult Nõukogude Liidus, et pannakse tutid pähe ja siis on tohutu tähtpäev. Ei, sa ei pea seda tutti pähe panema, lihtsalt algab sügis. Ja täna, sügis algas praegu, kui ilmad läksid käest ära. Meil on nihkesse läinud ka see september, et 1. septembrini on ka ilus. Et palun alustame 15. september kooliga. Hakka pihta jälle, ei saa olla. Jälestan selliseid inimesi, kes
vabandust, Piret, nüüd tõesti, me oleme kaklema siin esimest korda. No väga hea, hakkame käsi väänama. et ei ole sellist asja, noh, meil on niigi neid riigipühasid ja selliseid pidupäevi nii vähe. Noh, kui ma olen Itaalias, no ma vahel lähen sinna oktoobris, siis lähen võib-olla mõnikord novembris, siis lähen veebruaris, seal on alati mingid satuvad nagu ka mingid pidustused näiteks, mis kestavad seal mitmeid päevi, inimestel on vabad päevad tööst. Keegi ei kurda, keegi ei ütle, et on igav. Meil lihtsalt toimub, täna meil toimub tõesti palju asju, me ei oskagi öelda, et iga nurga peal on midagi, et kes tahab joosta, kes tahab seal mingid toidutänavat pidada, kes tahab, ma ei tea, ööfestivali pidada, kes tahab muuseumiööd pidada ja nii edasi, et neid asju toimub, aga meil võiks rohkem olla seda nii-öelda siestat või fiestat ehk siis seda vaba aega, et nii, nüüd tähistame, oota, ma mõtlen, mis asi oli viimane asi, kui küsiti, et oot, et kas selle puhul võiks paar päeva vabaks saada, et noh, et seda võiks ju tähistada, et minu jaoks on nagu mingi asi, oletame nüüd nii, et no ma toon mingi täitsa napaka näite, et valmisid õunad, kõik õunad valmisid, nüüd teeme õunapeo, et meil valmisid õunad ja nüüd on meil 2 päeva vaba päeva, kõik vitsutavad õunu, kes pressib õunu, kes teeb moosi, siis me teeme laada, siis valime kõige ilusama õuna, kõige magusama õuna, kõige koledama õuna ja tähistame seda õuna valmimise aega näiteks. Või et tähistame seda, et ma ei tea, mis meil siin veel, et nädal aega seenel käimiseks. Mulle näiteks väga meeldiks. Ei, seened mulle ei. No miks on õunad paremad kui seened? Ei, võib ka seenepidu korraldada loomulikult. Sinu puhul ma tean, millega see lõpeb. et ühesõnaga, et noh, vaata, see oli ka kunagi ju pidu, et kõik me läksime kooli ajal, isegi ülikooli ajal oli ju, et kartuleid korjama ja minu meelest see pandi nädalaks ajaks, saadeti meid kurat teab kuhu ja see oli ju pidu, ei osanud seda hinnata tegelikult. Sa tahad öelda, et sa käisid ja mina käisin ka kartuleid korjamas ja see oli pidu, sest sa läksid mingisse majja, kas see oli siis mingi, ma mäletan, kas see oli mingi vana talumaja eraldati või olime mingis koolimajas, ma ei mäletagi täpselt, aga see oli pidu, sellepärast et siis sa justkui olid kamraadidega ja õpetajad osad tulid ka ju kaasa ja sa nagu olid koos. See oli keskkoolis siis või? Ja, oli kooli ajal oli ja, et pikenes nagu, et 1. septembril justkui algas kool, aga tegelikult me kõik teadsime, et see ei alanud, me läksime nädalaks kartuleid korjama. Sa tahad öelda, et sa käisid Tallinna eliitkoolis ja sa tõid kupatati kartuleid võtma? Me käisime kartuleid korjamas ja see oli nii tore. Ma saan aru, et minu sellel Pärnu gümnaasiumil oli mingi Kalevipoja kolhoos oli sponsor, siis me võtsime seal peete igasuguseid asju. Me käisime ka. Aga ülikooliga oli täielik pettumus. 90. aastal astusin ülikooli ja kuuks ajaks saadeti meid kuhugi Taebla kolhoosi. Ei, no see on liig. Siis me elasime mingis kultuurimajas, poisid elasid laval, meie elasime lava taga. Minu arvates ei olnud väga romantiline. No ma ei tea. No ühesõnaga, ma tahan seda öelda, kuu aega on liiga pikk aeg, et see nädalane siesta sellises nagu ja mina kogesin seda justkui nagu koolilainele minekut, et sul on ju anyway selline olukord, et sa ei ole terve suve võib-olla suuremalt jaolt oma sõpradest näinud, peal välja arvatud parimatest sõbrannad on ju, aga siis sa tuled uuesti kokku ja sul on ju nii palju rääkida ja mis oleks parim asi, kui sa lähed koos teed mingit asja ja siis sa saad seal rääkida kõik südamelt ära, mis sul seal suve jooksul on juhtunud, mis plaanid sul on. Selleks on koolilaagrid tänapäeval minu arvates. No et ongi nagu ennem kooli algust minnakse, näiteks tulevad Pariisi. Ei, metsa või minnakse koolilaagrisse, et inimesed saaks omavahel tuttavaks, näiteks 9. või 10. klassi tulevad inimesed, nad ei ole kunagi varem kohtunud. Läheb koolilaagrisse. Ja läheb koolilaagrisse, mängivad mingi
mingisuguseid võistlusmänge ja ma ei tea, tantsivad, tutvuvad omavahel. No näiteks selles koolis, kus ma tükk aega õpetasin, oli koolilaager Sütevakas. See on väga tore, aga see kartuli korjamine, võib-olla ma ei tea. Jäime seal kartuleid korjasime, midagi te pidite ju tegema. Seal korjasime või midagi. Võt sellest ma ei mäleta. Ma tean, et see oli kartuli korjamise giidi all, aga ma ei mäleta, et ma oleks kui mitu kotti ma seal kartuleid korjasin, see oli ebaoluline, kõik see muu oli palju tähtsam. Minu arvates oli see kursusega sinna taeblasse minek oli ka ikkagi nagu masendav, et mina suutsin mingisugust söödapeeti saba ära lüües sõrmega otsast ära lüüa tüki ära. 4 sõrme. 4 sõrme. Aga milleni ma tahtsin jõuda, et ma saan aru, et me oleme nagu selles eas, et nostalgia on nagu tohutu väärtus. Ei, mul ei ole nostalgia. Ja ei 1. september ja kartulivõtt ja kõik. Aga tead, mida mina nägin? Ma nägin sotsiaalmeedias, et Urmas Sõõrumaa võttis kartulit. Kujutad ette, ma arvan, et see on seotud sellega, et ta kandideerib ja siis oli, ma kujutasin ette, kuidas seda sotsiaalmeedias filmiti. Praegu ja naeruvääristad kogu seda asja, sest mina ütlen sulle päris ausalt, mul tuli praegu täiesti extempora üks asi meelde. Ma olin juba elanud aastaid Ameerikas, kõigepealt Soomes, Rootsis, siis Ameerikas, olin Eestis 90-ndatel üldse ära ja ma mäletan, et kui ma tulin, siis lõpuks julgesin Eestisse tulla, Eesti oli vabaks saanud just ja mul abikaas oli varem käinud ja siis siin seda Saaremaa poole kiiganud nagu, et võiks sealt midagi hankida ja hakkasime neid kohti otsima, siis ma mäletan ühte sellist hetke, et ma tulin Saarde ja me hakkasime neid siis majakesi seal talumajakesi otsima, sattusime Muhu saarele, leidsime ühe hästi toreda maja rannast Rässa külas, mul tuleb praegu meelde ja selle omanik oli siis üks vanamemm, kes elas sealt pisut eemal ja me läksime sinna ja see maja oli müügis, see väike ait oli siis seal ranna ääres ja kui ma vaatasin, kuidas see memmeke elab seal, kõik oli tipp-topp puhas, kõik normaalne, olid loomad seal, loomad laskis talveks kusjuures tuppa sooja, lambakesed ja kitsekesed. Elas ise koos lammast? Jaa, aga kõik oli hästi puhas. See ei olnud niimoodi, et mis asja nagu, ei, kõik oli, tuli mingi pakasem, lasi tuppa, see ei ole asja point. Ma läksin sinna, oli ka sügis, võib-olla oli oktoober ja ma nägin nagu, et seal laudas oli liiga palju nagu sõnnikut, on ju, ta ütles, et see on ka vajalik osaliselt, et oleks nendel soe seal, aga seda oli liiga palju ja ma mäletan, et ma hakkasin käima seal selle mutikese juures, me olime mingi kuu aega, olime vist Soomes ja siis natuke Tallinnas ja ma käisin nädalavahetust seal, et sõnnikut visata sealt laudast tal talveks välja. Ma tegin seda ilma igasuguse tagamõtteta, ma ei mõelnud, et oi, järsku ta, ma ei tea, kingib selle maja mulle või annab järsku odavamalt või midagi. Ma lihtsalt sattusin sellest ehedusest nagu nii vaimustusse või kuidagi, et ma läksin selle mutikese juurde, siis me kõigepealt istusime, võtsime tassi kohvi, võib-olla ma olin linnast kaasa võtnud mingit saiavärki või mida iganes, ma ei mäleta täpselt, tegime võileibu seal, istusime natuke aega ja siis ma läksin lihtsalt sõnnikut viskama, ta ütles ära tee, no mis sina nüüd linnapreili, saad aru, mul oli seda nagu vaja ja ma ei tea, kas ma puhastasin ennast mentaalselt mingitest asjadest. Ma olin maailma kõige õnnelikum inimene, kui ma lihtsalt selle hargiga viskasin seda sitta sealt majast välja. Ja ma ütlen, et sa ei tee vahel, sa tood selle Sõõrumaa näite, et ta korjas kartuleid. Sa ei tea, kui sa extempore satuksid vahel Saaremaale, siis sa koguksid pikali, mida ma seal teen, sest mul on ka tulnud mingisugused töömehed seal ja ma ei ole arvanud, nad tulevad. Lihtsalt tulevad mingil hetkel, me pidime sul mingi asja ära tegema. Ja nad on pikali kukkunud, kui nad näevad, mida ma seal tegelikult teen. Mis sa teed siis? Ma ravin ennast ilmselt, tõenäoliselt ma ravin sellest saastast, mida ma korjan siin linnas enda ümber või kõigest, kogu sellest jampsist. Ma ei julgegi teile rääkida, mida ma seal kõike teen, aga ma ei tee seda sellepärast, et oleks vaja teha või mul on raha maksta, et keegi
keegi teeks selle sinu ette ära, sa tahad ise koristaks ära, mul on 2 välikemmerkord, koristaks need näiteks ära või teeks mingid asjad kord. Ma teen selle ära meelsasti. Lihtsamalt öeldes, mul on vaja vahel sitta süüa, et tunda ennast nagu glamuurselt. See on uskumatu, aga see on tõsi. Aga ma ei taha sellest väga rääkida, sellest ma ei taha sellega eputada. See ei ole asi, millest nagu, millega kelkida, aga mul on vaja, see on jällegi nagu piltlikult öeldud, torgata käed vahel küünarnukini sita sisse, et tunda, kui õnnelik inimene ma tegelikult olen. Aga samas ma arvan, et sul oli kogu aeg ilmselt mitmendat põlve linlasena mingisugune tohutu tõmme maale. Selline mitte kunagi ei ole tõmmet maal olnud. Aga sa rääkisid, et sa unistasid, et sul oleks Saaremaal vanaema või keegi. Mina näiteks unistan ka sellest, et mul oleks kusagil vanaema, et ma lähen sinna, siis tuleb soe õunakook kahjust. Pigem ma olen unistanud majakesest mere ääres, aga mitte vanaemast. Me rääkisime tegelikult minu isast, kes ei olnud olemas siis, kui ma olin laps. Hiljem ma sain teada, et et kõik need juured on sealt Saaremaalt ja mu tegelikult siis isapoolne ema on Saaremaalt ja siis ma tagantjärgi, kui nemad ilmusid välja, et siis minuga nagu suhet ja sidet uuesti luua, siis kui ma olin juba Anu Saagim, siis mul tekkis see tunne, aga kus te olite siis, kui mina olin väike plikatirts ja teised minu klassikaaslased või lasteaiakaaslased läksid maale, nendel oli maavanaisa, maavanaema, paljudel oli linnavanaisa, linnavanaema, et mul seda ei olnud, et mul võib-olla tekkis väike trots, et miks mul ei olnud seda maavanaema ja veel nii toredas kohas nagu Saaremaa. Aga see tuli hiljem peale seda, ma ei saanud alguses aru, mis asi mind tõmbab sinna Saaremaa poole, et mingi magnet mind tõmbas sinna, aga ma nagu ei kujutanud ette, et et veri ongi nii paks. Vaata, et tõmbab seda kitsekest koju tagasi kogu aeg, et kuidagi see on ka võib-olla olnud põhjus, et ma sinna olen mingi suure ringiga teinud maailmale nagu ringi peale ja jõudnud tagasi Saaremaale mingil kummalisel moel, teadmata ise, et kõik mu see vereringe käib läbi Saaremaa. Aga see hetk, kui ma seal müttasin ja möllasin või sain need käed nagu mullaseks, see oli mingi muu asi. Ma ei tea, miks ma olen seda tükk aega tagantjärgi mõelnud, miks ma seda tegin võõra inimese juures kusjuures. Ja ma lihtsalt, see oli teraapia. Ma arvan, samas ma mõtlen, mis kuradi teraapiat mul vaja oli. Ma olin 3. korda juba abielus, mul oli väga tore, väga lahke, väga armas mees. Kõik need õudused olid juba eelnevalt üle elatud eelmise 2 abikaasaga. Et mul nagu seda teraapiat ei olnud vaja, aga mingit teraapiat oli mul ilmselt vaja, et ma sinna mind kiskus magnetina tagasi. Ja ma mäletan, et sellel mutikesel olid ka lapsed ja lapselapsed ja nad sattusid vahel samal ajal sinna, kui mina tuuseldasin seal. Ja ma mäletan selle ühe tüdruku silmi, ta lihtsalt vaatas, ta ei saanud aru, mis hull naine, mida see, ma olin tüdruk, siis ma olin noore, et mida ta siin tuuseldab, mida ta teeb, miks ta koristab siin, miks ta rahmeldab siin, miks ta tuleb nagu toob mingeid asju, miks ta vahetab, ma mäletan, mul käis kohutavalt närvidele ja see oli vist kõigil see komme, et kuskil seal maakodudes oli alati laua peal oli vakstu ja see oli alati kole ja kulunud, siis ma mäletan, mu esimene missioon oli see, et ma tõin korraliku ja puhta laua vakstu või lina laua peale, et see on prioriteet number 1. Sul peab söögilaud, kus sa asjatad, mis on esimene asi hommikul, kus sa võib-olla kohvi jood ja oma võileivad, et see peab olema puhas, ilus, kaetud, see peab olema ilusad nõud. Nõudel ei tohi olla pragusid ega seal taldrikul ei tohi tükike küljest ära olla, see lendab kohe prügikasti, et see peab olema, see tuli jällegi mu 3. abikaasast, kes oli disainer, see tuli tegelikult mu vanaemast, kes oli perfektsionist ja kes ütles, et mitte mingi suke klaas ei saa lauale, kristall peab lauale et ühesõnaga, et mingi selline asi, siis me jõuan jälle tagasi siia, et need tema lapsed
ja lapselapsed, need vaatasid küll mind, kes olid ka juhuslikult siis linnast sinna tulnud, need ilmselt vaatasid, no need vaatasid nagu segast. Mina oleks sellise vurtsartsaka sealt välja visanud. Nad ei visanud, ei, nad lihtsalt olid jäigastunud, seda ma mäletan. Nad olid lihtsalt jääs. Nad ei saanud aru, mida ma tahan, sest ma ei tahtnud mitte midagi. Ma ei moosinud seda vanamutti. Vabandust, ta on tänaseks surnud, sorry. Aga ma sõidan alati sealt kohast mööda, siis ma meenutan soojalt teda. Ja ma ei tahtnud mitte midagi, ma ei küsinud, ma ei palunud mitte midagi. Lõpuks me ostsime isegi mitte, me ostsime sealt kõrvalt ühe väikse maatüki, mis kuulus ka talle sealt mere äärest. Me tõime sealt mingist teisest kohast vana aida sinna peale. Täiesti normaalse hinnaga, ma tänapäeval mõtlen, vaata mul mees oli ka selline, tema elas nagu, noh, kui ma toon näite, et kui toona 90-ndatel võib-olla selle tükikese eest oleks, ma ei tea, mida küsitud, siis olid kroonid ju ka veel, no ma ei tea, kas 10 000 oleks kindlasti liig olnud isegi sel ajal. Ma ei mäleta. No ühesõnaga, et kui see mutike ütles mingi ühe hinna, siis mu mees isegi lasknud seda lõpetada, ütles nalja teed või ei, et see on 25 või et ta ei olnud selline röövel ka mitte mingil juhul. Plus ta ei saanud üldse aru, mis asja ma sealt uuseldasin ja mida ma seal tegemas käisin, ta ei saanud ka aru, ta vaatas ka natuke sassis. Miks on Eesti inimene nagu kahepaikne nagu konn, et ta ei suuda otsustada, kas ta elab linnas või maal, kas ta elab vees või kuival, et kogu aeg, kui sa üritad nagu tänapäeval või reedel kedagi kätte saada, kes isegi peaks olema kodukontoris, siis sa helistad talle, ta on maal, sa kuuled, et seal, ma ei tea, koerad hauguvad, lambad mängivad, lapsed mängivad palli, kõik on imetore, aga kui sina pead saavutama päeva jooksul tulemuse, siis see on nagu mõnes mõttes nagu nörritav. See on sinu probleem, ma ütlen reeded vabaks. Et meil on ju telefonid, arvutid, ei, mitte selles mõttes reeded vabaks, ma teen reedel ka tööd, ma teen laupäeval ka heameelega tööd ja pühapäeval, kui mul tööisu peale tuleb, aga point on lihtsalt selles, et minema siit linnast, et see on hea mõte, see on jällegi närvide puhastamiseks, rahustamiseks, see on tohutult hea teraapia, et tööandjad, ma kuulan neid saateid, mis see on seal, mis meil need kuradi räägivad seal, arutavad pidevalt, ma ei hakka neile reklaami tegema, et umbes, et mis mõttes täpselt sama jutt ei saa riigiametnike reedel kätte, et küsitakse, on vaja mingit kommentaari, ei tea, kus ta on praegu majast väljas, ei ta koosolekul, aga kus ta täpselt on, ta sõitis linnast välja, kuhu ta sõitis, et ühesõnaga, tegelikult on juba teel maale või maakuju, et sellel ei ole vahet, ärge, miks te lähete närvi, et see inimene peab istuma kontorilaua taga näiteks. See ei ole okei. See on väga tore, et ta saab reedel varem minema tõmmata. Läheb ära, uskuge mind, see inimene on esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev väga produktiivne. Ta paneb kogu oma energia ja tahte sellesse, et ta saaks reedel ära minna ja lihtsalt natukene lõdvemalt võtta, mitte täiesti, sa vastad anyway telefonidele, sa vastad tänapäeval ööpäevaringselt e-mailidele, Messengeris oled kogu aeg kättesaadav, sa tegelikult teed anyway kõik need asjad ära, mitte midagi ei jää tegemata, lihtsalt laske see mõisaköis natuke lõdvemale. See on minu nagu sõnum, et ärge kurtke kogu aeg, et see vahet ei ole, kas ma olen oma Hispaania kodus või olen oma Saaremaa kodus. Ma teen need asjad ära, et selles ei ole probleemi. Aga mis mind tõmbab, sa küsid seda? Ja ei, ma saan aru, et ma ei kujuta ette, et sa istuks seal nagu mingil hetkel hakkaks sussi lohistama, eks ole, ja jääkski sinna. Sa oled ikkagi kahepaikne. Selles mõttes, et sa pead tulema linna tagasi, sa pead kohtuma inimestega, sa pead käima üritustel. Aga see on vaheldus. Vaata, kas sa ise ei pane tähele, et kui sa lähed isegi hetkeks, paariks päevaks sõidad kas või Pärnusse, sa oled, see keskkonnavahetus mõjub sulle ju positiivselt. No aga see ongi kuuratravi mõte, sa vahetad välja keskkonnast, tuled tagasi, sul on teised mõtted. Et ma arvan, et tegelikult mina tunnen ennast kõige paremini maanteel, kui ma ei ole veel ühest kohast lahkunud päriselt ja teise veel kohale jõudnud ja see on väga meditatiivne, kui ma sõidan autoga ja siis ma juba selle
protsessi käigus puhastun. Et noh, kui ma ka ei räägi kellegiga ja siis, kui ma sõidan näiteks Pärnus üle Vana silla, siis ma saan aru, see Tallinn ei taha. Just. No mul on sama, et kui ma istun Virtsust praami peale, siis ma nagu see vesi lõikab ära kõik muu maailma. Noh, sama, kui sa istud lennukisse, siis see õhk või see stratosfäär lõikab ära kõik minevikku, et see on mentaalselt tohutult oluline ja seda peaks pigem propageerima või selle poolt olema, kui et vastu rääkima. Ja mis see mulle annab, vaata, kas sul ei ole ka selline tunne, et vaata, kui ma istuksin kõik 7 päeva nädalas, eks ole, oleks kogu aeg kodus ringi ratast, kogu aeg samas korteris, sama ümbruskond, kõik sama. Noh, see ei ole vaja selline tunne, et kodus vaatad ka, issand jumal, see pistik vajaks välja vaatamist, ta on kõik seest nii must ja kole ja tolmune, ma ei oska seda puhastada ka. Issand jumal, ja radikavahed vajaks ka natukene, et koristaja on ikka mul natukene nihverdanud siin, et ei tee oma. Et ma pean ikka ise üle käima mingid asjad. Aga sa paned tähele, isegi kui sa oled 2-3 päeva ära ja tuled oma koju tagasi või nädal aega kuskil välismaal või paar nädalat puhkusel, tuled tagasi, siis kas sul ei ole see tunne, et sa astud uksest sisse, vaatad, issand, kui ilus kodu, mul on nii puhas, nii armas, kõik on nii tore ja sa ei näe mitte ühtegi logisevat või koledat või inetut asja, et su kodu tundub ka nagu uus. Sa tuled ise tagasi uue energiaga, see on vahepeal nagu välja vahetanud, et kui sa seal sees edasi marineeriks, siis sa muutuks nagu üleküllastunud lahuseks. Seda ma tahtsingi öelda, see on vastus su küsimusele, miks, aga miks mul seal maal on vaja olla, ma mõtlen seda tihti peale, ma olen nii kohutava raha sinna sisse. Ja sul on kahju, kui see kõik ei, mul ei ole kahju, ma lihtsalt mõtlen, kui kohutavalt ma olen sinna raha pannud. Me renoveerisime ka vana ju talukompleksi ja ma võiks sellele ammu käega lüüa ja selle raha eest mul oleks Hispaanias väga nunnu majake või korter või ühesõnaga need edasi-tagasi lennukireisid kokku, see teeks ka selle kõik odavamaks. Ja näed, ma ei saa nagu mingi asi on seal ja siis ma ükskord mõtlesin, kui ma seal olin, jälle ma seal tuuseldasin midagi ja kas või ikka nõunapoksi või lihtsalt trimmerdan seal aiaäärseid, siis ma mõtlesin, issand, kui hea, et ma ei pea teraapias käima, ma ei pea psühholoogi juures käima. Ma möllan seal selle rohutustiga, mingit asja ma sealt sikutan, midagi ma sealt murran, siis ma olen seal kukun pikali, olen sinikates vahepeal, mingi kivi kukub mulle põlve peale. Ja siis ma mõtlen, issand, kui tore, sest ma räägin nende asjadega ka seal, kujutage ette, et ma seal kivile seletan võib-olla midagi ja võib-olla kui ma kirsse söön puu otsast, siis ma ka nendega räägin ja mul ei olegi psühholoogi vaja. See on selle asja võti, et ma saan oma kõik rõõmud ja mured seal kuidagi ära lahendatud. Kitseke vaatab üle aia seal. Eelmine kord ma mõtlesin ka, mis juhtunud on. Loomad on jube julgeks läinud. Rebane ründas mind. Jänes ambus. Ma mõtlesin, mis asja. Võib-olla ta arvas, et sa tahad seda jänest ära võtta. Ta tuli nagu minu juurde, ma olin seal terrassil ja õhtu hilja riputasin veel pesu kuivama ja mul ei ole kunagi sellist asja juhtunud, et reban lihtsalt näeb, et ma olen aias, ma tegutsen seal, hämardub ja ta hüppab lihtsalt nahaalselt üle kuradi aia mul ja tuleb, jookseb minu poole, jänese räbal suus ja ma lihtsalt mõtlesin, kaua seda nüüd tuleb ja minu närvid ei pidanud vastu, mina jooksin ruttu köögiuksest sisse, aga ma ei tea, kus see rebane läks, mina karjasin seal täiesti kõrist. Ühesõnaga, loom tahtis võib-olla suhelda, võib-olla tal oli see jänes sinna hambu kinni jäänud, tahtis, ma aitaks teda võib-olla ta tahtis, et sa teeks sellest mingisuguse suurepärase ragu ja te sööksite koos õhtust, võib-olla see oli nagu meesjänes. Just, no ühesõnaga ja siis on meil hästi suur volask jänes seal, kes on veel 2 korda suurem kui rebane, elab meil seal kiviunnikus ja on endale kodu teinud. See tuleb ka niimoodi nahaalselt, lihtsalt istub sinna keset muruplatsi ja lihtsalt vaatab ja keerab pead ja nagu tahaks ka nagu suhelda. Ma ei tea, kas ma olen hakanud loomadega rääkima, ka mul lolliks. Sa oled doktor Tuulitl. Ja Kiitse
need tulevad nii lähedale, nad nagu ei karda ja esimest korda ma nägin ka metsigu oma poegadega ja no ühesõnaga, et ma tahangi seda öelda, et võib-olla see on see minu nagu teraapia, mitte midagi pole öelda, lihtsalt teraapia. Ma räägin lindudega ka seal, sest linnud on nagu ju lumivalge, tulevad ja käed linnud peale. tulevad hästi lähedale, kuigi ma ei sööda ega midagi, nendel on ju putukaid seal täiega, siis ma räägin lindudega ka, ütlen, et et sööge kõik puugid siit täiest ära. Mul ei ole kusjuures see suvi puukigi, alguses olid paar puuki küljes, nüüd ei ole ühtegi puuki ka näinud enam. Ühesõnaga, et ma nagu suhtlen nende loomadega ka seal. Aga miks need inimesed ikkagi nagu tulevad kaasa, kui see on kõik nagu nii ideaalne paradiis, eks ole? Miks me ei suuda valida, kas jääda sinna või kui ma siia? seal oleks permanentselt, ma olen ka mõelnud selle variandi peale, et kas ma võiksin seal elada. Nüüd see suvi, kusjuures ma katsetasin, mis on ainulaadne üle pika aja, võib-olla varem ma olen olnud nädalate viisi Saaremaal, seda aega ma ei mäleta, peale tööle hakkamist siis Eestis. Ja siis narrid mind, et ma köie otsas olen. Aga nüüd ma üritasin, ma tegin plaani, et ma olen 2 nädalat järjest. Ma ei suutnud, ma sain olla 1 nädala, sest siis tulid juba mingid muud teemad peale. Ja 1 nädala, terve nädala olin. Ma oleks suutnud 2 nädala ka veel olla. Aga siis ma mõtlesin, kas ma suudaksin selle elada. Aga mul peaks olema mitte nii, et ma nüüd seal ise oleksin, ma ei viitsi kartulit kasvatada, porgandit ja mingit asju on ju. Ma ei taha... Erinevalt Urmas Sõõrumast. ei, ma ei taha nende asjadega tegeleda. No ma võiksin minna sinna kohaliku kooli võib-olla, olla seal kuidagi kasulik on ju, et ma peaksin leidma mingi ameti veel, mida kõrvalt teha. Et olla nagu kasulik või kuidagi sotsialiseeruda, see on võib-olla tähtsam. Ja siis elada seal, jah, ma arvan küll, ma olen ka heietanud seda mõtet, et kas ma võiksin, ma mõtlesin, ma alustan step by step, et äkki ma alustaks Kuressaarest, et see on ikkagi linn, on ju. Et siis ma elaksin Kuressaares ja siis mul oleks maakodu, oleks seal Orissaare lähedal, on ju. Kui suures Saares on tihti inimestel niimoodi, ma naersin ka alguses, et ise elavad seal nii-öelda pealinnas ja siis on kuskil seal kaugemal on mingi veel maakoht. No nagu Pärnus meie naabritel äärelinnas on kusagil Kablikandis suvila. No võt, et see on täiesti mõeldav ja ma mõtlesin, et võib-olla selline soft landing oleks siis see, et kõigepealt on sul tore korter Kuressaares, tegutsed seal. Kuressaares on ju mingi Saaremaa raadio, mis raadio see on, Kadi või? Kadi raadio. Või mingi muu raadio, mis raadiosse tööle minna? Kui see leht ei ole enam või, siis ma ei mäleta, Saarte Hääl. Saarte Hääl on. Ja siis, et olen seal ja siis lähen nädalavahetusel, lähen sinna siis Orissaare kanti, mis oleks mu maakodu. Et see on täiesti võimalik. Ma olen heietanud igasuguseid variante. Ma tean, et see ei ole veel võib-olla päevakajaline, aga ühel päeval painut, et noh, ma ei tea. Ma olen ka mõelnud selle üle. Ja see on väga naljakas, et kui meil on käinud vahel ka külalised ja siis muidugi elatakse suvel ju mingisugust elu, kus on väljasõidud, kohvikud, restoranid, kontserdid, kõike muud sellist ja siis mingil hetkel keegi küsis, täiesti täiskasvanud inimene, elukogenud inimene, aga mida need inimesed talvel Pärnus teevad? Ja siis ma olin mida nad teevad? Üllatunud. Nad elavad põhimõtteliselt ju ka tavalist elu. Mis asi on tavaline elu? Nad käivad tööl, käivad toidupoes, käivad, eks ole, lükkavad lund maja eest või tegelevad mingite, miks nad arvavad, et Pärnus on kuidagi teistsugune elu kui Tallinnas näiteks, eks ole? Mina arvan küll sellepärast, et kui sa satud talvel Pärnusse, siis see on täielik tühjus. Aga kui sa tuled, inimesi ei ole tänavatel, aga kui sa tuled Tallinnast talvel tänavale, siis sa näed ju inimesi. Inimesed lähevad ühest punktist A punkti B on ju tegutsevad, mingid asjad toimuvad kogu aeg. Aga kui sa lähed kuskil nagu sellises väikelinnas või külapiirkonnas, isegi kui on suurem küla või alev, ma vahel ju sõidan autoga ju tihti peale ühest paigast teise. Kogu aeg mõtled, kus need inimesed on. Inimesi ei ole never. Isegi suvel ma vahel vaatan, sõidad läbi mõne aleviku
mitte ühtegi inimest, isegi muru ei ole keegi niitmas või lillekest istutamas või aias oma aeda nautimas, nendel on imeilusad kodud on, aiad ja kõik ja marjapõõsad, mitte ühtegi inimest ei ole. Õhtul vaatan ka, kui seda läbi läheb juba pimedaks, mitte kedagi ei ole, siis ma vaatan aknaid, akendist tuled ka ei põle, telekat nagu ka ei vaadata, et kas ollakse jumala vait, istutakse kuskil nurgas. Ma olen seda tihtipeale mõelnud, elu ei ole nagu. Sellepärast ma ei imesta, kui inimesed küsivad, mida te talvel teete. Ma mõtlen, et kui ma lähen oma küla vahele, isegi suvel jah, seal on sebimist, sest linnast tulevad ju külalised. Aga üldiselt, kui ma käin sügisel või talvel sealt läbi, siis on totaalne vaikus. Mitte midagi ei ole, inimesed ei liigu, nad nagu tõesti istuksid nagu... Võib-olla nad on talveunes. Vahapojud, mina olen mõelnud, nad on nagu karumõmmid, kes magavad talveund. Jah, et siis nad käivad nagu päeval 2 või 3 tundi valget aega, siis käiakse kiiresti ära. Kus? Siis, puuriida juures? Puuriida juures, kaevu juures, poes, kusagil peab ju käima inimene. Võib-olla käib naabri juures, vahetab värskemaid uudiseid või laenab soola või sõela või midagi tehakse igal juhul. Aga minul oli nagu huvitav kogemus üle pika aja, sattusin jälle Ruhnu suvel ja siis oli seal üks giid ja siis ka minu arvates keegi suutis midagi sellist küsida, et kuidas siin nagu talvel on. Ja siis ta ütles, et siin on väga pime, siin on väga tuuline ja et kõik need inimesed ei ole seal ju mitu põlve elanud, et nad on tulnud sinna ja siis ta ütles, et esimestel talvedel see pimedus häiris teda ja ta oli valmis kallistama laternaposti, mis oli keset küla, üks laternapost tol hetkel, siis nagu elektrivalguse post. Ja sageli inimesed nagu räägivad, et nad tunnevadki nagu sellest puudust. Ma olen mõelnud, et kui näiteks Soomes, Rootsis on hästi tavaline see, et inimestel on harjumus kusagil saarel olla, nagu näiteks Tuve Jansson oli või tema perekond, et imeline oli see suveraamatu film ju suvel. Ja seda nagu võib-olla nagu väljapool hooaega eriti ei tehtud, aga et kui rikas peab olema inimese elu, et tal ei hakkaks nagu igav sellisel kivisel saarel, kus tegelikult mitte midagi ei ole. No sa loed, ma arvan, hästi palju või sa teed midagi, kas sa maalid või sa kirjutad või et seda aega mina näiteks ma ootan või ma kuidagi nagu igatsen sellist asja, et ma saaksin lihtsalt lugeda rahus, et mul mõtted ei käiks, et see telefon ei teeks seda plingi ja et ma saaksin nagu kirjutada. Mõtle, kui palju raamatuid ma vanasti lugesin, kui ma olin noorem. Täna ma ei loe, ma jõuan vaeva oma saadeteks ennast ette valmistada. Ma pean ju nende inimeste kohta, kellega ma suhtlen või räägin seal saates, ma pean ju mingi taustauuringu tegema või kuidagi süvenema ja mul läheb kogu aur läheb selliste asjade peale, et pärast kirjutamise peale, aga et ma saaksin nagu omi mõtteid, seda ma tegin vanasti palju rohkem, omi mõtteid panin kirja, mul olid kaustikud, kuhu ma kirjutasin, kui ma olin just parasjagu lugenud mõne raamatu läbi ja see kuidagi mind nagu liigutas ja mõjus mulle, siis ma panin oma mõtted sellest raamatust kirja. Ma täna mõtlen, püha taevas, kus ma selle aja veel peaksin võtma. Mul on ju vaja maniküüri minna, mul on vaja näotusesse minna, sest ma pean ju saates söödav välja nägema. Seda ei küsi keegi, kõik mõtlevad, et viskas stressi selga on ju. Meikar oli ka siin, tegi natuke ja siin ta nüüd istub ja lihtsalt ajab loba juttu. Te ei kujuta ette, kui palju taustatööd selleks vaja. Ma pean minema riideid sobitama, valima, stilistiga nõu pidama, mis mulle sobib, mis siia saate sobib. Palun väga, siin on mulle ehe Eesti, ehe on meil täna kaelas ja kõik. Meil tuuakse terve suur hunnik neid kauneid asju. Me peame neid vaatama, sobitama oma outfitiga, mis on kusjuures muuseas Best Brands firmalt, seda mult juba küsiti, et kust riided on, et ühesõnaga siis ma pean mõtlema, ma pean ju oma küüned korda tegema, ma ei saa tulla siia niimoodi nende kartuli korjamise küüntega. Sama põllu pealt, et ma pean ennast kreemitama, ma ei saa ju tulla siia korpas nahaga, ma pean käima
näomassaažis, eile käisin kehamassaažis, asjad hakkavad mulle kukub kohe midagi pähe. ja ma pean kõik need hunnikute viisi, tõesti, ma kasutan neid kreeme, jah, näe, palun väga. Botoksi ära pannud, siis mul on vaja kreeme, mis neid botoksid nagu kannaksid ka hiljem, et tegelikult mul on sellised kreemid, mille puhul ei ole botoksid üldse vajagi, et need on nagu paremad. Kusjuures ma kogu aeg imetlen neid naisi, selliseid naisi nagu sina, et kes nagu samal ajal ju töötavad ja annavad mingisugust loomingulist väljundit ja mitut podcasti ja telesaadet sa teed ja kus sa võtad selle aja oma nagu ma isegi loobusin trennis käimisest, ma lihtsalt ei jõua sinna, et kui ma keset päeva tennisesse ka ei jõua ja ma ei saa sundida inimesi hommikul kell 8 või õhtul kell 9 minu pärast kuhugi ennast kohale vedama, et siis kui ma peaks kõik need, tänu sulle, sinu maniküürijale on mul nagu küüned on vähemalt iga 3 nädala tagant korras, mul ei ole elus sellist maniküüri olnud, see naiseks olemine on nii kohutavalt raske. On ju, tegelikult see on vaevanõudev töö ja tööandja ei tea seda, et ma vahel nähvan küll, ma ütlen, et see ei ole päris nii, et plõks, ma hüppan sinna saatesse, tee ära umbes, oot, aga vabandust väga, aga võib-olla väike meik või juuksed natuke võiks ka sättida või võiks vaadata, et riietus oleks ka nagu. Et see ei ole enam nii, et pesed näo puhtaks ja kammid pea ära. Nagu mehed teevad, pesevad näo puhtaks. Nad ei tee seda ammu enam. Okei. Sest ma sattusin ükskord mingi Eesti lugupeetud koolitaja kõrvale juuksuritooli ja siis, kui ma nägin, et ta ostis 2 kotitäit juuksehooldusvahendeid ja täiesti tavaline hetero pereisa, siis ma mõtlesin, et huvitav, kas ma olen midagi nagu maha maganud selles osas. Ju ta peab apetiitne välja tegema. Ongi koolitaja peab esinema ja nii edasi ja siis ma mõtlesin, et ma isegi ei tea, kuidas pooli neid tooteid peaks kasutama ja mida ta nendega teeb. Ta ostis meeste tooted, ta ei ostnud naistele, aga et ma ei tea, ma just viimati oma noorema lapsega arutasin selle üle, et kui tähtis on tänapäeval pakend ja välimus inimese puhul. Nad lugesid mulle moraali minu mulletite pealt, kus pool pead on kiilakesed, ütlesid, et see ei ole kohane ja see ei sobi ja sa peaksid nägema välja selline ja selline, et neil on väga kindlaks kujunenud arusaamine, aga et kui tähtis on sinu arvates see, et kas ma saan aru, et sina ei räägiks tegelikult koleda inimesega. See, kellel on küünealused mustad ja kes ei ole enda eest hoolitsenud. Mulle meeldivad mehed, kellel on küünealused mustad. Ma ei räägi meestest. Mina mõtlen meestest. Ei, mõtlen, sa mõtled inimesena. Kes on hoolitsemata, selles mõttes. Kes haiseb, ütleme siis lihtsustatult. Sest ma arvan, et inimene kellel on küüned näritud, see juba haiseb ka. Ta on unustanud ennast pesta viimase nädala jooksul. Aga sa näed sellised väikesed asjad, jalanõud alati, need on esmased asjad. Et kui sa jõuad jalanõude eest, küünte eest ja sul on pea pestud, siis on juba väga hästi. Hambad ka pestud muidugi. Hambad võiks suus ka olla. Hambad võiks olemas ka olla, et kui inimene teeb suu lahti ja naeratab, et siis need hambad võiks korras olla, et see algab sellistest väikestest asjadest ja need ülejäänud asjad siis tulevad nagu justkui iseenesest, kui ta juba hoolitseb nende asjade eest, nende pisiasjade eest nagu varbaküüned ja sõrmeküüned, siis ta tõenäoliselt hoolitseb ka selle eest, et ta on duši all käinud ja puhtad riided selga pannud. Kas sa oled tähele pannud, et kuidagi see vananemine naistel mingil hetkel hakkab sellest, et kõht muutub voldiliseks, siis tõmmatakse endale esimesed ettejuhtuvad riided, öeldakse, minu eas ei ole enam mõistlik, minu eas ei ole seda enam vaja, sest see on nagu huvitav, et kui sa näed, et selle nimi on pane lihtsustatult allaandmine. Ja. Väsimus. Tegelikult mina olen jõudnud selleni, et see on allaandmine ja väsimus. Ma enam ei jaksa. Sa lased käed rippu tegelikult ja siin ei ole mitte midagi naeruvääristada. Minul ei ole siin enam midagi teha, minu aeg on läbi, mina enam neid riideid ei kanna, kõik need põhjendused. See rong on läinud ühesõnaga, see on allaandmise moment ja see on väga kurb moment tegelikult. Et sel puhul tuleb kaasa tunda. Et mina varem olin see, kes näitas võib-olla ka näpuga ja ihihi, mitte ihihi ja ahaha, aga ütlesin, mis mõttes nagu, et kas sa ennast, miks sa ei väärtusta ennast või ma ei mõelnud allaandmise peale selles
võtmes. Täna ma saan aru, et see allaandmine on hoopis selles võtmes, et sa ei jaksa enam, sa oled väsinud, sa oled kurnatud, sa oled tühjaks tõmmatud. Ja sul on endast täiesti ükskõik. Jah, sa oled väsinud ja see on kõige lihtsam asi, aga see ongi, et siis mingil teatud hetkel elus tuleb mõelda selle peale, aga vot sellest punktist edasi mina enam ennast rohkem ei kuluta või mina rohkem sellest punktist edasi ei lase ennast ära kasutada. Me laseme ennast ära kasutada väga paljudel inimestel, alates kõige lähedastemast inimestest, kes on su ümber. Ehk siis sa pead sellel hetkel ütlema stopp, aga mina ja paneme ennast nagu esikohale. Ma tean, et see on hästi isekas. Aga see on paratamatult vajalik. See on ülivajalik, aga paljud ei tee seda, nad ei oskagi, nad ei tule selle peale ja võib-olla ühel hetkel, kui see jõuab kohale, see on too late, see on tõesti hilja. Kunagi ei ole hilja, mina ütlen, alati võib nagu, ma olen ka alla andnud nagu mingil hetkel ja mõelnud, et nüüd on kõik, ma ei suuda enam, kus oli ammu, siis ma oli väga see oli nüüd alla andmisega mingit põhjustki, aga see on see, et kui sind on surutud mingil põhjusel nii nurka, et sa enam nagu, sa ei tea, kuhu edasi. Et ma saan aru, see võib olla finantsiline probleem, on ju. See võib isiklik. Tihti juhtub sellega, et sa kaotad väga-väga olulise inimese oma elus, annad alla. Tõesti, elu kaotab igasuguse mõtte. Lapsed lähevad kodust ära. Ja kõik need erinevad asjad. Ma panen kõik selle alla andmise alla. Ja vaat sel hetkel ma mõtlen, et kuidas siis sellest küürust üles saada, sest sa tunnetad, et sellel kõigel ei ole enam mitte mingit tähtsust või sellel ei ole mitte mingit mõtet. Ma mõtlen, mis asi suudaks, sest mitte keegi teine inimene ei suuda ka. Muidugi sõbrad, kui nad tulevad appi ja rebivad su sealt mülkast välja, see aitab ja kaasavad sind kuidagi, aga sul tuleb lihtsalt välja ronida, hambad ristis. Sa ei taha, aga sa mõtled, sa ei taha vaata isegi suhelda võib-olla inimestega, sa ei taha seltskonda minna, sa ei taha, sa tunnedki ennast alaväärsena mingis mõttes, siis on see hetk nagu ma ajan need hambad ja küüned risti, ma ei taha seda teha, aga kurat, ma võtan ennast kätte nagu, et see hetk tuleb nagu kuidagi üle elada. See on nagu see Münchhauseni enda patsist mülkast välja tõmbamine. Siputa ise ennast sellest mülkast välja, sest ega mitte keegi ei tule sulle appi. Ja see, kui sa tõded ühel päeval ära ka selle, mille ma olen ka läbi närinud. See on nii lihtne tõde, me kogu aeg korrutame seda. Mitte keegi teine ei aita sind, mitte keegi ei tule sulle appi, ainult sina ise. Ainult sina ise. Ükskõik, mis ma olen vahel ennast kuidagi mõelnud või kuidagi lohutanud mingi mõttega, et aga kui mu elus peaksid need ja need momendid tulema või kui peaks midagi juhtuma, et siis ma saan toetuda sellele. Unustage, see asi unustage ära. Ja ma tean, see on julm, mis ma praegu ütlen. Ja kindlasti mõni kriiskab seal ja ütleb, oi jumal, mul on nii tore ema, ta teeks minu eest mida iganes või mul on nii tore naine ja mul on nii vahva perekond üleüldse seisab minu selja taga. Nad ei laseks mul elus sohu vajuda või mu sõbrad, nad on maailma kõige toredamad inimesed. Ei. See hetk, kui sa tõded endale, et ainult sina üksi saad kõik asjad lahendatud ja ainuüksi sina suudad iseennast aidata, siis isegi kui sul on kõik need toredad inimesed selja taga, las nad olla seal igaks juhuks, on ju, varuks. Sina ise oled kõige olulisem. Aga miks on see, et naistele on kuidagi alati tohutult iseloomulik enese maha salgamine? Aga ma ei tea, mul mees maksab arveid, ma ei tea, palju elekter maksab või ma ei tea, kus autos on see nupp või teine. Mina olen. Päriselt? Ja ma tegin tänavaküsitlust, kus mingi naine ütles, et ma küsisin, et mida te arvate elektri hinnast? Ja siis ta ütles, ma ei tea, mees maksab. Okei, sellest me räägime oma järgmises saates, sest meie saateaeg on läbi. Me võime sellest rääkida, sellepärast, et mind on ka kutsutud ühte loengut pidama just sellel teemal nagu huvitav. Et ja võtta oma elus vastutus on just, selle asja nimi. Ja mina veel küsisin, ma veel küsisin nagu vastu, et täpselt nagu praegu sinultki, et kas on veel selliseid nagu ja just naisi, kes nagu ei saa aru, et sina ise vastutad
oma elu eest, mitte keegi teine, ei sinu mees ega sinu lapsed ega jumal taevas. Halleluuja, on ju. Et sellest me võiks küll laiendada seda teemat natukene. Aga meil on nendele inimestele, kes on võib-olla just elus alla andmas ja mõtlevad, et oi, ma ei tea, mis nüüd teha, siis meie jagame kingitusi. Tead, ma tahan rääkida ennem ühe loo ära, et alati laupäeva hommik on siuke aeg, kus ma võtan aega, teen oma koerakesega suure ringi ja siis ma käin alati Kalamajas ühes kohas, mille nimi on Alma äri, kus on üks 93-aastane tädi. Jubedat kummikindad parseldas mulle maha. Ostan talt kasju, mida mul absoluutselt vaja ei ole, aga mulle meeldib sinna minna ja mõnikord on tal asendusmüüja laupäeval, kes ütles, et tead, ma kuulasin seda Anuga, seda podcasti ja siis ma vaatasin, kuidas sa alla võtad ja tead, nüüd ma teleka ees jätsin kommid ja küpsised, panin kaugemale endast ja ma mõtlesin, et ma pean väikeste sammudega liikuma edasi ja siis ma ei ole teda nüüd nagu näinud tükk aega ja siis ma huviga jään ootama, kas ta nüüd sööb neid komme ja küpsised või jätab need kommid ja küpsised kõrvale. Et tegelikult ütleme niimoodi, et see on ühe inimese jaoks väike samm, aga edasimineku mõttes on see väga suur samm. Ja tervitused Almale ja kummikindad on mul alles. See oli lihtsalt nii naljakas. Ma pean selle ära rääkima. Ma läksin ka sinna Alma poodi ükskord. Mul tuli järsku meelde kõndisin ja ma olin unustanud, mul oli kummikindaid vaja. Järsku vaatan, issand, ja mul Alma pood siin mingisugune ma polnud varem seal käinud, aga vaatasin, et kodutarvete pood on ju, tõin Kalamast läbi, no kust veel, kui arjad, küflid, kõik on akna peal read, on ju, et kus siis veel. Lähen sisse, ütlen, mul on kummikindaid vaja. Ja siis ta kookis mulle sealt kuskilt, ma ei tea, kust kapi alt nüüd välja. Väga tore, ma sain kummikinda, ma läksin koju. Siis ma vaatasin küll, et no need on kaua see Alma pood on olnud seal? No sellest iseseisvumise aastast peale, mingi 92, 93. Ma arvan, et need olid need kindad. Nad olid nagu roosad kindad või sinakad kindad olid pooleldi kollakas roheliseks läinud või midagi oli seal. Aga point ei ole selles. Ma panin need kätte, need toimivad ja ma suure armastusega, need toimivad. Mul on kõik muud kummikindad, eriti parema käe omad lähevad millegi pärast katki, vasakud jäävad alati alles. Siis need mingi seostamatut värvi, mis on kunagi võib-olla olnud helesinised, nüüd on kollakas rohelised ja kuidagi see värv on sealt niimoodi pleekinud ja need on ainukesed kindad, mis on mul nüüd, siit on mitmeid aastaid juba tagasi, kui ma ostsin, need on ainukesed, mis toimivad ja iga kord, kui ma nad sealt võtan, siis ma mõtlen, et tšau, Alma. See on suurepärane. Selgub, et meil on ühiseid huvisid peale selle veel, et meil meeldivad raamatud. Aga räägime siis nendest suurepärastest auhindadest ja kingitustest. Issand, kuule, minu lemmikott on ikkagi praegu siin Best Friends, kelle riideid ma ka kannan ja teate, ma olin just, ära naera. Ma olin Ameerikas, saad aru, ma olin Ameerikas. Mäletad, mul oli eelmises saates dressid ja ugi. Mina palin ka omale kohe dresskoogi peale ja nüüd ei ole. Ja, muidugi. Ja saad aru, ma sain Ameerikas nende dresside ja nende ugi arusaamatute jalanõudega, mida ma algul üldse ei tahtnud võtta sealt Best Brandist. Aga mis, seal on nii tore müüa ja ta ütles, proovi ikka. Ja ma proovisin ja ma ei saanud neid jalast. Ma sain New Yorgi kesklinnas, ma ei tea, no ma ei liialda, iga kümnes inimene, vau, noh, ühesõnaga, vaata seal Ameerikas, kus sul on midagi tõesti toredat sellest, nad ütlevad, aga nad ei ütle iga asja peale nagu. Ja üks teine asi, ma panen järgmises saates, mul on ka Best Brandist on üks triibuline ülikond. No pekki ma mõtlesin, no mis toimub, et kas tõesti oli. Nii et ma tahan, need auhinnad muide tulevad ju. Ka sealt, vaadake, see on mu lemmik totaalne, see on kaktus. Minu arvates me vaidlesime ennem selles osas, kas see on kaktus. Aga kelle jaoks kaktus? Kelle jaoks naktus? Noktus. Et need asjad, toredad asjad lähevad, saate enda kotikese külge riputada, lähevad kindlasti loosi. Ja see on mingi SM asi, see must seal või? See on pitse.
see on Beats, jah Jah. aga ma saan aru, et sina rääkisid Best Brandist, mina räägin Gary Weberist, et ma saan aru, et ma pean ka olema dressis, et ma oleks ikkagi anuvääriline. Kusjuures sul on väga moodne värv, see on vananaiste roosa, see on üks parimaid. See on roosa. See on vananaiste roosaks kutsutakse ja seal. See värv meeldib mulle. Ja sa oled väga õieti pannud sinna mustad Eesti ehe, sest et ja mitte mingit muud värvi. Kas te teate, mis on maailma kõige seksikam värvi kombinatsioon on? Vana roosa ja must. Mitte lihtsalt roosa ja must on ka okei, aga just selline vana roosa ja must, see on üks kõige sellisemaid sensuaalsemaid värvikombinatsioone üldse, need saavad väga õieti. Ja kusjuures see on Betty Barclay, see ei olegi Gary Weber, aga nad müüvad ka seda, aga ma naudin seda poe euroopalikust ja seda tohutult toredat. Ja see siidine pael siin annab sellele dressile sellise luksusliku nagu mingi touchi. Ma tunnen ennast nagu Anu Saagim. Sa tunned ennast nagu $1 000 000. Ma peaks ka minema New Yorki vaatama, kas keegi vilistab selle üle. Just. Aga Eesti ehe on erinevad siis kihelkondade mustrid ja minu arvates on väga tore, et me oleme sellisel rahvuslikkuse lainel ja siis me saame ka tarvitada kombutšat, mis oli meie lapsepõlves teeseen. Ja see on selline jumalik värv, selline hea aastakäik ja minul on siis vaarikas ja mul on matcha ja passion fruit ja ma tahan matcha kohta öelda selle, et jällegi nüüd New Yorgist tulnud kosmopoliit saabus ja siis ta räägib kõiki neid lugusid. Issand, kui head matcha lattet tehakse ikka New Yorgis ja kõik matcha jooke. Saad aru, ma siin natuke olen võõristanud. Mul on paar kohta, kus ma ostan. Jah, matcha lattet on siis Beckerist. Issand jumal, ma tegin reklaami. Aga ei osata nagu õieti teha. Seal nad teevad tõesti päriselt selle õige, selle bambuvisplikesega ja kõik. Ja issand, ja ma olen täiesti hullunud, sest juhtus selline tore asi ja ma avastasin, et see toimib. Vaata, kuna sul on nagu nii jetlag, seal on ju ja sul on öö ja päev sassis, siis kohvi asemel, et sa mõtled, ma tahan nüüd energiat, võtan ühe hea kohvi. Ei, võta matcha, võta mingi matcha jook või matcha latte ja saad aru, see niimoodi vaikselt, kohvi lööb niimoodi tšõk, sul kuidagi üles. Niimoodi hakkab vaikselt hiilib see matcha, niimoodi tõuseb. Niimoodi pehmelt. Ja sa järsku tunned, kuidas sa ärkad, särad ja siis niimoodi lähed ja siis käib ihu, aga see läheb niimoodi mõnusas sellises tõusvas vaibis ja et ma olen täiesti nagu, aga ma pean nüüd õiged kohad leidma, kus neid õigesti teha. Ja hakkame testima ja siis me saame mingi ülejärgmine kord umbes rääkida sellest, sest minu arvates ei ole neid kohti enam olemas, kus matchat ei ole. Jah, aga ma räägingi, et neid tuleb teha õigesti. Meil tehakse neid chai lattesid ja igasugused asju. Ei. Ja seal ei tohi suhkrut olla ja see peab kõik õieti vispeldatud olema. See pole see saade. Nii, aga lähme edasi Korea kosmeetikaga. Minust on saanud selle tootesarja või selle tootja tohutu fänn. Et kas sa proovisid ka neid maske või? Ja, mina proovisin, kükitasin vannis tavaliselt. Ma viskan endale matša näkku. Ma olen täiesti hullunud. Matšalka näkku. Aga ja. Aga selles mõttes on nad suurepärased, sest mulle meeldib selle tekstuur ja kergus, sest me saime ju ka ühe kirja, kus öeldi, et palun, et rääkige rohkem nendest asjadest, nendest toodetest, mida te olete proovinud. Saade on huvitav ja just see on tore, et saates käsitletakse erinevaid teemasid. Mulle ka meeldib saates see, et tutvustatakse erinevaid tooteid, mida on ise proovitud. Hea unekommid olid igal juhul ära ostetud. Aga ma pean ütlema kahjuks, et vaata, kuna meil on podcast ja me pidime üldse minu eluloost rääkima. Me räägime. Ja nüüd me oleme mingi nagu top shop. Me peame selle top shop saate eraldi tegema, nagu, et peale igat meie saadet tuleb veel eraldi top shop saade nendele, kes tahavad päriselt teada saada nendest asjadest, mida me ise tarbime, mida me oleme ära katsetanud ja kusjuures, mida me ise oleme öelnud, et seda toodet ma tahan,
aga vot võib-olla ma ei näita siin ühegi peale, sest siin ei ole selliseid tooteid. Me olime elimineerinud valed tooted, et seda ma ei taha, et ma võiks rääkima jääda nendest unekommidest, Ultimate Beauty kollageenist. No vaadake eelmiseid saateid, ma olen nagu nii palju rääkinud. Ma räägin, et ma olen saanud lõpuks teha ise kollageeni sellise, olnud seal ninapidi juures, nagu mina tahan ja katsetanud, et see päriselt toimiks. Ja siin on üks selline toode ja kusjuures need tadlarid, sa pead nendest rääkima, need on ikka noorte lemmikud. Need on täiesti möödapääsmatu majapidamises, kus on noored, aga need on ka selline hea energia. Tegelikult tatlid tulevad ju kõrbealadelt, kus inimesed peavad kaua vastu pidama ja need on tulnud meil koos suurepäraste nudistijookidega ja need on nagu ka võimalik näiteks katta snäkilaudse ja sööma õhtul kooki või midagi sellist ja siis on eri maitselised, siin on nagu täiesti imelised maitsed ja minu arvates siin on arbuus, eks ole, nad hakkasid vahepeal, siis on, kas see on soolakaramell ühesõnaga igale maitsele ja siis milkshake ja nii edasi, et et põhimõtteliselt sa saadki nagu nendest miksides ja ongi nagu snäkilaud olemas. Kõrvale. Rabarber mu on lemmik. Ja mulle ka rabarber meeldib. Vahepeal oli rabarber nagu ka niisugune top ja trendi asi, nagu praegu on matcha ja mina olen selle aloe seeria, kui me vaatame neid asju, et me ümbritseme ennast heade asjadega, väärtuslike asjadega. No siin on puduaar, siinpool on sinu asja. Ja no tõmbame selle vahele. Mina olen selle poolega väga rahul. Sa ajasid mu maski ümber. No mis siis? Ja vot, aga Santa Verdes on niisugune puhas ilma veeta aloe, et minu jaoks olid need täiesti uskumatud tooted, aga lisaks sellele, et puduaar on neid aastatooteks valinud ka ajakiri Ema, et mis tähendab seda, et tegu on väga ökoloogiliselt puht asjaga. Just, ja jooge puhast vett. Meil on siin imeline pudel, kus on juba filter on siin sees. Aquaphor on ju teada ju toas torustiku filter, aga see saab sul olla ka nagu sellises isiklikus joogipudelis, et sa saad ise nagu teha vett, aga meil on veel imelised tooted. Ma saan aru, et meil on ka sisustatud meie magamistoad ja on selline imeline karp, kus on puhtast mulberry siidist, on siis padjad ja maskid ja need on sellised maskid, mis võimaldavad sul magada niimoodi, et ükski valguskiir ei tule sind häirima ja see on hüppeallergiline, hingav, siis igasuguste ökosertifikaatidega, vananemisvastane, et kogu aeg ei vanane mitte kunagi, mitte keegi ei näe, et sa oled vana, paned partnerile maski ette. Seksimise juures on need maskid jumalikud, järgi proovitud täiesti, ei ole vaja mingit... Mõlemal on maskid ees. Ei, et ma vahel on... Ei ole proovin, räägime järgmist saate. Sidumismängidega, tead, need maskid jumala hästi sobivad, mul on muidugi nad kõik seal, mul on, jah. Ei, aga mõtle, teeme eraldi selle saate, kus me räägime ilutoodetest ja siis sellest kõiki neid ilutooteid saab kus juures kasutada ka seksuaalseteks vajadusteks. Päriselt ka, need on nii öko ja nad on nii puhtad ja nii head ja ma ei väsi ütlemast, et võtke neid beauty paitse, et pärast seksi tuleb ka imeline uni. Ja aga Piret on täitsa vait. Ma olen täiesti vait. Sissi need asjad, me ei väsi kiitmast. Eelmine kord keegi ütles mulle, Anu, mis sul peas on, lind istub peas. Ei, need on sissi sellised puud ja lavendlikesed ja siis need sellised imelised kaunistused. Ja et oleks veel tore kuulata meid, siis on Maxima pannud sellised erinevad snäkikotid, mida saavad ka inimesed. Siin on sees Veldani kummikommid, ananassirõngad ja siis on veel pähkleid ja meie meigid on tehtud Art Deco toodetega. Armas Reet on siis tahan jällegi kiita Art Deco tooted olid mul kusjuures New Yorgis kaasas
ja ma olen ju see inimene, kellel on alati meikar kaasas, mitte meigitooted kaasas. Seekord bändi mulle tooted kaasa. Sa ei pannud reetapagasi. Ja väga hästi ja püsisid hästi. Need on tõsi küll suvise päevituse taastamise või siis ka uus loomise, et need on kõik nagu ise päevitajad. Aga mul olid just need meigitooted, mis meil täna ka näos on, need on mul olemas endal ka ja kasutan neid. Ühesõnaga, mis me öelda tahtsime, et siia on ikkagi valitud need asjad, mida me ise ka armastame. Tuleb anda elu headele asjadele ja kui te tahate headest asjadest osa saada, tuleb meile kirjutada skandaalne@delfi.ee. Saate ka osa sellest kõigest ilust ja olete sama kaunid ja targad, nagu meiegi. Järgmise korrani. Yeah, she's a super girl. hea tüdruk. Super girls don't